korraldasime Kehras Sinilille Jüriöö teatejooksu, et selline ühisüritus. Et tuua natuke liikumist, kuna on liikumisaasta, luua kogukonnale võimalus tulla, joosta. Ürituse eesmärk on siis koguda annetusi, et kuhu need sel aastal siis need annetused liiguvad? No meie kogumegi nüüd Naiskodukaitsega need annetused, nüüd anname au tooteid siis reklaamides müües ja samamoodi, et siis selle ürituse korraldades. Ja meie nüüd anname need edasi siis... Need liiguvadki, nüüd anname au kampaania korraldajatele. Eelmine aasta osteti näiteks käerobotid, et pandi sinna sisse panus, et neid on hästi erinevaid. Otsustasimegi teha nüüd ürituse lõpuks ka sellise kontserdi, et ikkagi inimesed tuleksid kohale, saaksid kõigest sellest osa, et mõte kutsuda siia The Sounds of September oli tegelikult see, et see on meie enda Kehras kasvanud ansambel ja tuuagi inimesteni seda, et ka meil on selliseid toredaid kollektiive, kes võib-olla iga Kehra inimene ei teagi, et nad on meil siin olemas. Kuidas läheb Eesti Naiskodukaitsel? Oskan rääkida, et väga hästi, et meie enda, ütleme, Kehra seisukohast, miks me selle üldse lõime, oligi tuua Kehra kogukonnale omalt poolt mingisugustki kasu. Et oleme ju võtnud naiskodukaitsjatena suure rolli, et kasvatame kodutütreid, noorkotkaid, viime neid matkadele, et püüamegi sellist isamaalist haridust tuua me noorteni. Kui on soov liituda, on meil olemas Kehra jaoskonnal Facebooki leht, saab kirjutada ka otse kas Inga Koitlale, Hele Margusele, et meil on olemas täiesti Kehra jaoskonna Facebooki leht, nagu ma ütlesin, ja samamoodi on naiskodukaitse.ee, kus peaks olema kõikide meie ringkondade, meie kuulume Harju ringkonna alla, kontaktid, et jaoskondade lõikes. Kas on rohkem mõeldud lastele ja noortele või ka täiskasvanud inimestele? Naiskodukaitse on siiski mõeldud täiskasvanutele ja Naiskodukaitse all on hästi palju võimalusi iseenda arendamiseks, leida oma suunad. Võite panustada näiteks ütleme siis sinna sõjalisse tegevusse, kui on soovi. Saab olla niinimetatud valgetes üksustes, ehk siis evakuatsiooniüksused on meil olemas, et kui peaks toimuma laialdasem evakuatsioon, siis Naiskodukaitse tuleb, aitab, on valmis. Samamoodi, nii nagu meie siin Kehras, et meie tublidest 12 liikmest 3 tegelevad väga palju oma ajast noortega, et on võimalik leida ka väljund noorte õpetamises, kasvatamises. Kellele see on mõeldud? Kas kõigile? Jaa, kõigile ikka jaa. Et kuna see on veteranide kuu ja see on heategevuslik üritus, siis üritus on ka tasuta ja kõigile jah. Aga kuidas tänane üritus siis on läinud korda? Ikka on pannkoogid ainas sai kõik otsa, aga rahvast oleks võinud muidugi rohkem olla. Et tulevad järgmised üritused ka ja ka jooks? Jaa, ma arvan küll, et kuna Jüriöö jooksu pole tegelikult siin nii mitmed aastat Kehras olnud või vähemalt ei mäleta küll, et oleks olnud, siis võib-olla see traditsioon nagu uuesti inimestes nii-öelda elustub ja siis hakatakse uuesti käima nii-öelda. Kuulutasime ka välja sedasi, et see nii-öelda auhinda ei ole, et auhind ongi see, et sa tee endale head. Et teed ühe väikse jooksuringi või kõnniringi, siis oled juba võidumees. Tahtsime ühendada Sinilille jooksu ja vana suure traditsiooni Jüriöö jooksuga selle. Aga kuna on teada, et praegu koolivaheaeg, siis on juba paar viimast aastat see selles mõttes nagu ebaõnnestunud jüripäeval teha, et lapsed on nimelt koolivaheajal igal pool mujal, kes on reisil, kes on kuskil. Ja siis me mõtlesime, et kuna ta seekord on selle tänase veterani kampaaniaga koos, et siis me paneme selle nagu Sinilille jooksuks, et anname inimestele võimalust liikuda. Et meil ei olnud ainult jooksjaid, vaid tegelikult oli 2 gruppi kõndijaid ka, nii et ei olnud kohustuslik joosta seda, võis ka niisama liikuda.
ja siis jooksus oli algus ette nähtud 4-liikmelised võistkonnad. Aga kuna kõik päris 4 liiget kokku ei saanud, siis oli ka 3-liikmelisi võistkondi. Ja et siis nad andsid seda teatepulka omavahel edasi ja tegid selle ringi ära. Ja palju inimesi jooksis? Kui ma nüüd natuke järgi mõtlen, siis ma võin öelda, et ei olnud palju, aga oli 3 võistkonda ja seal 3 võistkonnas oli siis, mis ta on meil, 34, lihtsalt võiks olla 12, aga kõndijad oli ka, et ei olnud palju.